Tere, armas kogudus, armsad õed-vennad, sõbrad, kaugemalt ja lähemalt ja tõesti võime täna alustada seda jumalateenistust, tänu jumalateenistust õnnistegija Jeesus Kristuse nimel ja olla rõõmsad, et ta nii pikki aastaid on kinkinud meie maale, meie linnale ja täname Issandat psalmisti sõnadega. Psalm 135, halleluuja! Kiitke Issanda nime, kiitke teie, Issanda sulased, kes seisate Issanda kojas, meie Jumala koja õuedel. Kiitke Issandat, sest Issand on hea. Mängige tema nimele, sest see on kaunis. Sest Issand on valinud enne selle Jaakobi omandiks võtnud Iisraeli, sest mina tean, et Issand on suur ja meie Issand on suurem kui kõik jumalad. Kõik, mis Issandale meeldib, teeb ta taevas ja maa peal, meredes ja kõigis meresügavikuses. Aamen. See on nii julgustav tekst tänasel päeval ka, et Issand on suur, Issand on hea ja psalmis kutsub üles kiitma teda, ülistama teda ja tundma rõõmu. Ja tänane rõõmupäev ka, sellepärast meie keskel siin on. Kes sai tulla, tere tulemast, kes ei jõudnud siia, pole midagi, aasta pikk ees veel, saate iga kord tulla, kui lubatakse tulla, kui uksed lahti on. Nii et me oleme rõõmsad ja põnevil ja palume, et Issand Jumala vaim võiks me üle tänase päeval olla, võiks olla ka üle selle paiga, üle selle linna, meie naabrikogudused ja kõigi sõpradega. Ja nagu me lugesime ka, siis Issand teeb kõik, mis talle meeldib. Ja on hea, kui ka meie elame temale meelepärast elu, siis ta teeb meie elus ka midagi huvitavaid asju. Nii et me oleme põnevid ja siin tõsteti üles kiitma, tänama Issandat, mängima tema nimele. Täna meil on kiitjad ja mängijad ka, ütleme tere tulemast Kulla Siirile ja tema sõpradele ja pastor Meegor, tere tulemast sulle ka, kes täna me Jumala sõna jagab ja meil on tervitajad ka mõned siin, mõned juba käisid ja mõned tulevad võib-olla veel, mõned on kohapeal ka, nii et pärast seda, kui me oleme õnnistust palunud tänase päevale ja laulnud ka paar kiituslaulu, on meil väike tervituste osa ja siis ülistame veel ja täna on niimoodi, et kes kohal õigeks saaks jõudnud, võib hiljaks jääda lihtsalt. Teenistus võib-olla ei ole 3 tundi pikk või 4 tundi, vaid on natuke lühem. Aga sellest me pärast saame koos olla veel juttu rääkida ja ma arvan, see on ka hea aeg. Võtta aega lihtsalt ilusal päeval, püha päeval, kus tööd ei pea tegema ja keegi tagant ei sunni. Olla Jumala kojas ja tunda rõõmu ja vaadata. Kui sa soovid eespalvet pärast veel, siis me võime pärast teenistuse lõpuga olla koos palves. Meego kindlasti aitab kaasa palvetada ja samas meil on teisi pastoreid veel, nagu Otto ja Üllas ja ma olen ka natukene. Aga täname Jumalat, tõseme üles. Hea taeva isa, me täname sind sinu helduse eest. Issand, me võime sind kiita, sulle rõõmu tunda, Issand, sellest, mis sina oled teinud ja oled selle pika aasta, 104 aastat juba me kogudus kandnud ja Issand, me tõesti täname selle eest, mida sina teed ja me usume, Issand, sinu aeg on nii pikk, nagu sa aja oled kinkinud meie maale, Issand, sõna ütleb sul ka, Issand, et nii kaua kui maa ja taevas püsivad, püsib sinu kogudus ka. Ja me palume tõesti, et see paik võiks olla sellest paigaks, kus sinu valgus võib paista üle nende ebajumalate ja üle nende paganluse, mis siin ka ümber lokkab aeg-ajalt. Issand, me tõesti täname, Jeesus, et sina oled tulnud rajanud siia kogudusse ja palume, Jeesus, et sa oleks meie eludes, meie päevades ka, meie raskustes, meie katsumustes, meie kiusatustes. Ja Issand, me teame, et sina oled see, kes suudad aidata, Issand, ja lugesime täna ka, Issand, sa teed kõik ka selle, mis sulle meeldib. Ja Issand, me tõesti palume tõesti, et sinul meeldiks väga ka meie kogudus, Issand, sinu meeldiks ka see töö ja Issand, sinu meeldiks ka see linn ja see paik ja Issand, et sa võiksid ka siin paigas teha ka palju head. Issand, olgu sinu nimi kiidetud ja ülistatud ja austatud ja sinu kätte palume tänase Jumala teenistuse. Õnnista, Issand, ka meie naabrikogudust, Issand, õnnista ka meie sõpruskogudust, eespalvekogudust Leisis, kes täna tähistas aastapäeva.
ja mitmed paikas üle Eestimaa veel. Issand, me täname sind, et sina, issand, oled hea. Sina kuuled üle me väärt olemise ja issand, me oleme rõõmsad täna koos sinuga. Issand, sinule kuulub au ja austus igavesti. Aamen. Tere hommikust ka meie poolt. Me siis tuleme Põhja-Eestist, me kaks pärit Kohilast, Ulla Sirjem Tallinnast ja me saame teid siis koos juhtida täna ülistuses. Ja alguseks siis tahamegi Jumalat tänada selle päeva eest ja lauda lihtsalt kiitust ja ülistust talle. Nii et seisame ja oleme koos ülistuses. Igal hommikul sul laulan, ülistan, kui algab päev. Igal õhtul sind ma kiidan, kummardan, kui loojub päev. Igal hommikul sul laulan, ülistan, kui algab päev. Igal õhtul sind ma kiidan, kummardan, kui loojub päev. Koidus teha nii sind kiida, kogu maa ja ilmaruum, kel elu õhku see hõiskab. Meie Jumal on suur igal hommikul sul laulan, ülistan, kui algab päev. Igal õhtul sind ma kiidan, kummardan, kui loojub päev. Koidus teha nii sind kiida, kogu maa ja ilmaruum, kel elu õhku see hõiskab. Meie Jumal on suur, võimas, suur ja väeline, võimas, suur ja väeline, võimas, suur ja väeline, võimas, suur ja väeline. Võimas, suur ja väeline, võimas, suur ja väeline, võimas, suur ja väeline, võimas, suur ja väeline. Amen. Teeme veel lugu. Ülistame veel koos. Järgmine lugu on Elu ehitaja. Kallis Jeesus, ma tänan sind, et me lihtsalt võime astuda sinu ligiollu. Jeesus, ma tänan sind, et sina lihtsalt nii väga igatsed veeta aega koos meiega. Me tõesti tahame avada oma südamed, tahame avada ennast sinule. Ja me tahame ka otsustada, et me tahame maha panna kõik need argielu mured ja kõik raskused, mis olla selles nädalas koolis või tööl või kus iganes. Jeesus, ma tänan sind, et sinu juures võime puhata ja sinu juures võime leida rahu. Jeesus, ma palun ka, et sina võiks täna hommikul meid ka, või täna päeval täita meid ka oma vaimuga, et me lihtsalt saame rõõmustada ja kiita sind. Ma tänan sind lihtsalt, et sinu armastus meie vastu on nii suur. Lihtsalt õnnista sina seda hommikut ja tänan, et sina oled koos meiega selles hetkes. Aamen. Väärt iga laulu, mis siia laulda saan. Väärt kogu kiitus, mis siia tuua saan. Väärt iga hingetõmmet maailmas, elame su jaoks, elame su jaoks. Jeesus kõrgeim kõigist nimedest. Jeesus, me päästja, pole ühtki teist. Väärt iga hingetõmmet minu sees, elame su jaoks,
elame su jaoks. Püha, pole teist su sarnas, pole sulle võrdsed, avan silmad imetluses, näita, kes oled sa ning täida mu süda ja mind suuna armastama teisi mu ümber. väärt iga laulu, mis siia laulda saab. väärt kogu kiitus, mis siia tuua saab. väärt iga hingetõmmet maailmas, elame su jaoks, elame su jaoks, Jeesus. Jeesus kõrgeim kõigist nimedest. Jeesus me päästja, pole ühtki teist. väärt iga hingetõmmet minu sees, elame su jaoks, elame su jaoks. Püha, pole teist su sarnas, pole sulle võrdsed, avan silmad imetluses, näita, kes oled sa ning täida mu süda ja mind suuna armastama teisi mu ümber. Püha, pole teist su sarnas, pole sulle võrdsed, avan silmad imetluses, näita, kes oled sa ning täida mu süda ja mind suuna armastama teisi mu ümber. Jeesus, ma tänan sind. Tänan, et me saame oma elud ehitada sinu peale, Jeesus. Et sina oled kindel alus ja me saame sulle alati loota. Jeesus, ma palun, et me ka praegu suunaksime oma pilgud täielikult sinu peale, et me ei mõtleks, kes on meie ümber või mis on meie elus praegu toimub, vaid me lihtsalt alistuksime oma elu täielikult sulle, Jeesus. Et me saaksime lihtsalt olla sinu ligialus ja kogeda sind praegu. Jeesus, me tahame lihtsalt olla sinuga koos. See on kindel alus, usaldan vaid sind ma täiesti ja iialgi ei kõigu elu ehitan su armastusel. See on kindel alus, usaldan vaid sind ma täiesti ja iialgi ei kõigu elu ehitan su armastusel. See on kindel alus, usaldan vaid sind ma täiesti ja iialgi ei kõigu. Püha, pole teist su sarnast,
pole sulle võrdset, avan silmad imetluses. Näita, kes oled sa ning täida mu süda ja mind suuna armastama teisi mu ümber. Püha, pole teist sul sarnast, pole sulle võrdset, avan silmad imetluses. Näita, kes oled sa ning täida mu süda ja mind suuna armastama teisi mu ümber. Sa tulid maale, et meil võiks olla elu. Elu sinuga on hea. Sul toome tänu ja ülistuse laulu. Sa oled hea, sa oled hea, sa tulid maale. Sa tulid maale, et meil võiks olla elu. Elu sinuga on hea. Sul toome tänu ja ülistuse laulu. Sa oled hea, sa oled hea. Püha, püha, halleluja. Universumi kuningas, me isa hea. Püha, püha, halleluja. Sulle nii võime laulda me igavesti. Sa oled ustav, sa oled ustav, saab kogu maailm näha. Su tõotused ei hävine, kes sulle loodab, su sõnast kinni hoiab. Sa peagi näha vastuse. Püha, püha, halleluja. Universumi kuningas, me isa hea. Püha, püha, halleluja. Sulle nii võime laulda me igavest. Püha, püha, halleluja. Universumi kuningas, me isa hea. Püha, püha, halleluja. Sulle nii võime laulda me igavesti. Sa oled elu
ja vabaduse tooja. Kõik haigused on võidetud. Su käes on vägi, mis alistanud surma ja hirmu tundma me ei pea. Püha, püha, halleluuja, universumi kuningas me isa hea. Püha, püha, halleluuja, sulle nii võime laulda me igavest. Püha, püha, halleluuja, universumi kuningas me isa hea. Püha, püha, halleluuja, sulle nii võime laulda me igavesti. Me laulsime, et me Jumal on hea ja me tahaksime täna võtta ka väikse aja ennem, kui me edasi läheme, et palvetada nende inimeste pärast tõesti, kes hirmu tunnevad, kellel on kartused, kellel on haigused, mis need püüavad nagu maha murda või nende elu segi ajada, mis on ootamatult tulnud või mingid olukorrad, ootamatused. Et täna Jumala lastele me koos olla Jumala kojas ja me oleme laulnud oma imelisest Jumalast, kes on püha ja kes vaatab oma laste peale ja meie psalmist ütles ka seda, luges psalme, et ta silmad uitavad ringi aidata neid, kes igatsevad ja kes paluvad teda. Et võib-olla meiega tule ka ja palvetame koos nende inimesed, kes on haiged, mitmed on, kes on vähiravi saanud, kes on diagnoosi saanud, kes on võitlemas oma haigustega. Universumi kuningas, me ei mõista sind lõpuni, sest sa ületad kogu selle universumi piirid. Meie mõistmisvõime piirid ka, aga me täname, et sa oled ennast ilmutanud Jeesuses, kes on nii inimlähedane, kes on nii meie sarnane, ometi nii teistsugune selles maailmas. Ja me täname, et sa oled täna siin oma vaimu läbi, selleks, et meid puudutada, me elusid muuta õnnistuseks. Ja issand, teha oma head tööd, et kogu see maailm võiks sind tundma õppida, kogu see maailm võiks saada päästetud, kogu see maailm võiks saada muudetud sinu näo järgi eluks. Aga issand, me oleme tavalised inimesed. Me tunnistame, oleme patused ka, sest Piibel ütleb, et kõik on pattu teinud. Ja me oleme jäänud ilma sinu auhiilgusest oma elus, sageli omaenda vigade ja puuduste, eksimuste, tegude ja tegemata jätmiste pärast, olgu mõttes, sõnas, teos, issand ka nendes asjad, mis on jäänudki tegemata, oleks pidanud tegema. Aga me asetume täna sinu ette, me oleme avali sinu ees. Me palume, issand, ole meile armuline, muuda meie südamed. Issand, luba, et me südamed ei oleks kivised, vaid tõesti pehmed. Selleks, et sinu hea seeme, sinu sõna ja sinu vaim võiks täita meid. Issand, et sellest elust võiks kasvada välja õnnistuse vili, mis oleks nüüd alati ja igavesti sinu austuseks ja inimeste õnnistuseks. Aga issand, me toome sinu ette ka need inimesed, kes on praegu raskustes. Sa tead, siin on raskeid haigusi. Issand, on niisuguseid haigusi, mida ei ole osatud isegi diagnoosida. Aga inimesed kannatavad. Ja Jeesus, me loeme evangeeliumides, kuidas sinu juurde toodi kokku kõiksugudest tõbedest inimesi. Ja issand, Piibel ütleb, et sa tegid nad kõik terveks. Jeesus, me usume, et sa oled seesama eile ja täna ja igavesti. Ka siin ja praegu oled sa seesama. Ja me toome praegu palve kätte, issand, need inimesed sinu palgette. Mehed ja naised, nooremad ja vanemad. Issand, nad ei saa ise võib-olla tullagi täna siia, aga meie tõstame nad sinu ette. Jeesus, puuduta neid, palun. Tervenda, näita oma kõikvõimsat väge, jumaliku auhiilgust. Saa sinna austatud nende inimeste elu kaudu. Aga Jeesus, elus on ka inimesi võib-olla, kes äkki on täiesti terved, aga me tunneme, et me ise vajame nendega suheldes sinu tarkust, armastust, lepitust võib-olla, andeks andvat meelt.
või issand, et sa nende elud teeksid täiesti ümber ja uueks. Me kõik vajame seda. Issand, me palume täna need inimesed sinu kätte. Võib-olla täna on keegi siin, kes esimest korda kuuleb seda, et tema elu võib ka muutuda. Jeesus, kõneta oma püha vaimu läbi, ütle, et täna on see päev. Täna on päästepäev. Täna on see hetk, kus me võime anda ennast ja kõik oma elu, issand, ja need inimesed ka sinu kätesse. Kuule meie palvet, issand, vasta meile ja näita, et sa oled siin selle teenistuse vältel. Lauludes, sõnumites ja nendes palvetes, et see võiks lõpuks olla üks suur tänu ja kiitus ja ülistus sinu palges Jeesuse nimel. Amen. Tänu issandale, et sa kuuled meie palved üle meie väärt olemise ja issand tausta oma nime. Amen. Amen. Aitäh, võid istuda. Nüüd tuleme tervituste osa juurde ja see on nii huvitav kuidagi osa, et me ju tervitasime kõiki juba kättpidi tegelikult ära juba enne. Mis tervitusi me veel jagame? Ja mul tuleb meelde üks multifilm, mis oli kunagi, kuidas üks loom saatis teisele tervitusi ja teine, kes kätte pidi saama selle, küsis, et aga kus see siis on? Ma ei näe seda. Mõned on tulnud täna niimoodi nähtava kingitusega, aitäh teile ka. Aga ma arvan, et te olete ise kõik suur kingitus meile, et te olete tulnud. Ma olen ikka mõne korda siin nimetanud, et see 104 aasta vajab natuke klaarimist, mis me kogudusel on. Ja ma ei ole väga palju jõudnud oma eelkäijad siin läbi küsitleda, kus see tulnud on, aga mul on üks materjal, mida ma olen kasutanud. See on selline, ma mõtlesin, et ma just loen täna ette teile selle, ma just paks selline kaustik on, et okei, kõik ei loe. Hakkasin kartma juba. Aga siin on Enn Palmiku juhendamisel on Kirsika Palmik teinud oma 12. klassi uurimustöö aastal 2002 ja ta selle mulle pärandas edasi. Ja kui ma seda lugesin, siis tegelikult ma avastasin, et meie koguduse algust võib lugeda sellest, kui 12 tõrvalast läksid jala Valka. Nad olid vennaste koguduses, käisid koos ja Tallinnas toimus suur allianss, palve koosolek ja siis 12 tõrvakat ütles, et me lähme ka, aga raha polnud. Kuidas sa Tallinnasse saad? Tee on pikk ka. Ja siis otsustasid, et nad lähevad jala Valka rongi peale. Aga rongipilet oli ka kallis. Aga siis nad Valga usklikega said kokku ja leppisid, et nad ostavad terve vaguni täie kohti. Et siis said soodsamalt. Ja läksid Tallinnas allianss konverentsile. Ja nad said seal ja selle konverentsi läbiviijateks oli vabakoguduse vennad. Ja nad said sellest nii puudutatud. Ja sügava mulje jättis neil eriti Lilienthali ja Marley jutlused. Ja nende südamesse tekkis soov, et Jumal muudas ka tõrva inimesi. Ja koos hakati palvetama ärkamise pärast, kui nad tagasi tulid. Ja ma mõtlesin tegelikult, see on natukene tänane päev tegelikult. Meil tuleb Lootuse ajafestival. Samamoodi meil on tegelikult võimalus bussiga minna tõrvakatena. Tallinnas allianss koosolekul võiks öelda, see on allianss tegelikult, erinevad kogused tulevad kokku ja korraldavad sellist ettevõtmist, see on nagu kordus tegelikult. Ja mõtlesin, kui hea, kui meie ka palvetame, et Jumal muudas ka tõrva inimesi selle läbi. Sest ta on juba seda teinud korra, mis ta võiks ta veel teha. Ja siis tulid tagasi ja kutsusid jõuluajal Oskar ja Viktor Konsa siia. Nad suured jutumehed polnud, nagu räägitakse ajaloos, aga üks oli kõva laulumees ja teine oskas piiblitunde hästi välbi viia. Ja niimoodi hakkas see töö minema. Rahvast oli palvemajja, istus pinkidel iga õhtul ja ootas. Isegi kui polnud ees koosolek välja öeldud, et midagi toimub. Mõtlesin, see küll viist aeg, kui tuleks. Tuled, jalutab mööda õhtul, siis vaatad uks lahti, inimesed istuvad saalis
tuleks keegi ja kuulutaks meil Jumala sõna. Mis imeline aeg. See võib juhtuda, sest seda on ajaloos juba olnud. Ja siis rahvas tuli ja rahvast sai puudutatud, elud muutusid ja siis töö läks, juba pühapäevakool algas, koolilaul, muusikatöö ja siis ühel hetkel vennaste koguse vennad hakkasid ütlema, et need lahkusulised ja hakkavad endale kogudust looma. Ja nad vaatasid, et mis asi läheb hapuks. Ja siis nad jäid ikkagi sinna veel kevadeni vennaste koguse palvemajasse, sest et lapsed olid pikalt ettevalmistuse teinud, et ülestõusmispühasid tähistada. Sellepärast ei saa kogudust või seda gruppi välja tõsta enne. Aga see harukordne ärkamine hakkas nagu otsa saama sellega ka. Aga 22. aasta kevadel üüris vend Konsa Tõrvas 2-toalise kontori, jätkas tööd. Saabus 4 püha ja sellega koos jälle allianskonverents aastal 1922. Ja mitmed osalejad said 4 püha esimese pühal Vana-Kalamaja palvelas ristitud. Ristitavate seas oli ka Liisa Miljan ning veel 6 inimest. Ja 4. juunil 1922 aastal pandi alus Tõrva baptisti kogudusele. Ütleb ajalugu. Nii et 103. siis ikkagi, nagu ma ütlen. On täna. Aga vahet pole. Igal juhul evangeeliumikristlased alustasid ka oma tööd maikuus 1922 ja siia rajati teine kogudus veel siia linna, oli siis Tallinna evangeeliumikristlaste vabakoguduse Tõrva osakond. Ja me teame, et pärast sõda liideti Vene võimu poolt kokku need ja ainukene palvemaja, mis alles jäi, oligi siis Helme palvemaja ja meie palvemaja siin, kus me oleme täna. Nii et meil on sellised sõbralikud suhted naabrikogudusega ja me tõesti täname, täna oli meie keskel ka hommikul käis läbi koos õpetaja Arvo Lasting ja ta andis ka meile tervituse edasi, kuna ta ise pidi edasi minema ametikohustusi täitmisele või üleandmisele õigemini. Ma loen tema tervitusega ette. Siis tema on ikka nii ustav vend ja armas vend, et ta tervitab meid. Armas Tõrva Immanueli, Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala Isa armastus ja püha vaimu osadus olgu ning jäägu sinuga. Püha, püha, püha on vägede Issand, kõik maailm on täis tema au. Jesaja 6:3. Soovime teie õdedele, vendadele, kogu südamest rohket Jumala õnnistust teie koguduse sünnipäeva puhul. Meil on hea meel koos teiega kiita ja ülistada ja austada ja tänada püha Jumalat, Isa, Poega ja püha vaimu tänasel armsal sünnipäeval ning aulisel kolmainu pühal ja ülistada püha Issandat üheskoos teiega kõikidel päevadel ja aegadel. Me täname kogu südamest teid, armsad õed ja vennad, teie kalli osaduse eest Issanda kirikus, tema kiitmisel ja palumisel. Me palume, Issand, ava taevas ja lase Tõrva Immanueli kogudusele osa saada sinu andidest. Siduta välja oma käsi ja silita Tõrva Immanueli koguduse pead. Las Tõrva Immanueli kogudus tunneb sinu puudutust ja saab osa püha vaimu andidest ja veelgi suuremast õnnistustest. Sünnipäeva palve Etelfort 10. sajand. Teie Helme Maarja kogudus ja õpetaja Arvo Lasting ja me täname, et me esindaja on olemas koguduse esindajaga. Nii et me tõesti täname teid südames selle hea koostöö eest ja meil on tulemas ka eelteatena ühine koolituspäev 29. juuni Helme palvemajas, kus me oleme siis Lootuse aja festivali eeltööd tegemas. Nii et ootame kõik sinna ka, kohalik eriti. Ja ühine surnuaiapüha on meil ka 24. Helme palvemaja, Helme surnuaial. See palvemast natuke edasi, nii et see on ühe kandis. Nii et me täname selle eest, nii et ma täna rohkem siit ei loe. Aga kui keegi tahab lugeda, uurida täpsemalt, siis
see on väga põhjalik materjal. Saba läks minema. Aga meil tervitavad veel siin. Tervitused tulevad ka meie liidu presidendilt Gunnar Gottissenilt ja temaga tervitab meid väga tänasel päeval. Ja Jumala sõna on teenige isandat tüdimatu innuga ja vaimult tulistajana. Olge rõõmsad lootuses, vastupidavad viletsuses ja püsivad palves. Rooma 12. Ja tervitab meid ka Leesi eespalvekogudus Leesist, nii et aitäh tervituse eest, aga meil on siin kohapeal ka mõned vennad nagu Üllas ja Otto. Kas teete koos või kordamööda või leppige kokku? Ma annan mikrofoni sulle ka äkki siis. Arvad, see on ainult sulle. Okay. Ma mõtlesin, ainult sulle on see mõeldud. Aga tänu issandale mul on ääretult võimas ja hea meel olla jätkuvalt Tõrvas siin ja oma elu viimased 15 aastat ma olen siin aktiivselt kaasa aidanud ja olnud ise kättpidi juures ja nii kõigega, mis mul on. Ja see on ka teise koguduse kõrvalt olnud, nii et see on väga siukene mahurikas töö olnud ja samas ma olen nii tänulik selle võimaluse eest, et seda on tehtud ja ma olen seda ustavalt teinud ja nii hästi kui olen oskanud. Ma olen ka eksinud palju, aga Jumal teab, kes meist ei eksi, me eksime kõik palju. Aga täna ma tahan teile tervitusi tuua ja mul on teile kaks sellist asja. Üks on siuke pasunaga poiss siin. Et teie hääle lõppeks siin Tõrva linnas. Et teil oleks ikka pasun suul. Et inimesed kuuleks Jumala sõna. Ja teine on see siukene sellised, näed siin tulevad, alt tulevad lilled juurde. Et tuleks jälle neid uusi inimesi siia. Ja need õitseksid. Need säraksid, need paistaksid kaugele. Ja võt need kaks asja ma tahan teile anda, et teie pasun ei vaibuks siin Tõrva linnas. Et see kostaks ja kostaks ja kostaks. Ja et need lilled ei lõppeks siin Tõrva linnas, et tuleks jälle ja jälle ja jälle ja jälle neid uusi liikmeid ja uusi inimesi. Sest aga selleks, et tuleks, peab see pasun selle tulla eelnema. Kui pasun nad ei puhu, siis nad ei tule. Ja kui see pasun annab segast häält, ütleb Piibel, siis kes siis hakkab, sõna ütleb, midagi tegema. Nii et see pasun peab olema selge. Ja Margol on ka väga hea meel, et Margo saab iga aastaga ainult selgemaks. Ja kussi lõpp kõua paistab praegu juba ja nii, et iga aastaga läheb selgemaks. Ja see pasun läheb üha selgemaks iga aastaga. Ja ma usun ka, et need õnnistused, need asjad tulevad. Ja ma annan teile need edasi praegu. Ja siis ma loen teile 2 kirja kohta ka veel. Minust te nii lihtsalt ei pääse. Ja ma jutustama ei hakka, see on täna Meego teha, aga ma annan teile 2 kirja kohta. Ja need kirjakohad puuduvad mõlemad jooksmist. Ja need mõlemad on põhimõtteliselt maratoni jooksmist. Mina ise olen eluaeg maratoni inimene olnud. Mulle meeldib pikka maad joosta. Ma olen käinud 2 korda Tartu maratonil ja meeldib joosta 20 kilomeetrit, 30 kilomeetrit ja ka lühikesed maad, igavad. Aga need pikad maad. Ja nüüd ma tahan teile ka lugeda need kirjakohad, mis on teie kogudusele ja igale liikmele. Ja esimene on Heebrealastele 12.1. Heebrealastele 12.1. Ja ta ütleb niimoodi, et pange maha kõike koormav patt ja jookskem püsivusega meile määratud võidujooksu. Püsivusega. Püsivusega tähendab, sa kogu aeg tegeled sellega. Jookskem püsivusega meile määratud võidujooksu. Sul on üks võidujooks määratud. Ja teine kirja koht on esimene kiri korintlastele, 9. peatükk. Ja ma loen salmist 24-27. Eks te tea,
Korintuse kogudus oli muideks see, Korintuse linn oli, kus algasid põhimõtteliselt olümpiamängud, nii et ta oli väga siukene sportlik linn. Ja ta ütleb niimoodi, eks te tea, et võidu jooksevad küll kõik, aga auhinna saab ainult üks. Nüüd ütleb, vot see ongi see, milles mina jumala matemaatikast aru ei saa, nagu meiega ütles. Jookske nüüd nõnda, et teie selle saate. Ainult üks saab, kõik jooksevad ja nüüd kõik jookske, et teie selle saate. Kõik saavad, okei. See on see jumala matemaatika, millest me aru ei saa. Aga nüüd, et jookske nõnda, et teie selle saate. Ja nüüd tuleb see kirja kohta. Aga iga võistleja on kasin kõigis asjus. Nemad küll, et saada närtsivad pärga, aga meie, et saada närtsimatud. Sellepärast ma jooksen, aga mitte pimesi. Ma võitlen, aga mitte nagu tuult pekstes. Vaid ma löön oma ihu ja ma teen ta oma orjaks, et ma muile jutus ei muutus väärituks. Palju asju on meie tahte vastu. Ori olemine on ka tahte vastu. Ja mõned asjad tulevad ka sinu tahte vastu, meie loomuse vastu. Aga Paulus ütleb, ma löön oma ihu ja ma teen selle orjaks. Jookske püsivusega meile määratu võidujooksu, las see pasun olla meie suul. Siis tulevad need lilled, siis tulevad need õied, siis tuleb see vili. Ja ma õnnistan teid issand Jeesus Kristuse nimel ja ma palun, et need kirjakohad juurduks teisse. Amen. Aitäh, vend Otto, sinu vaev on tõesti kokku lugematu. Aga jumal tasugu sulle ja teile Moonikaga mõlemalt see, mis te teinud olete siia külvates. Oma parimat. Võime tõusta. Sul anda ma tahan vaid seda, mis kalliks pead sa. Kõik kombe ja tava, mis tühjad ma jätta tahan nüüd. Mu ohvrid sa ei oota, vaid südant, mis kuulub sulle, vaid nii seisa su ees ma ja tahan vaid sulle kuuluda. Vähem mind ja rohkem Jeesus, vähem mind ja rohkem Jeesus. Vähem mind ja rohkem Jeesus, vähem mind ja rohkem Jeesus. Sa võta mu süda ja puhasta kõigest tühisest. Sa hoia ja mind kanna, ma vajan su armu iga päev, su ilu ja su suurus mind hämmastab ikka ja jälle. Sa võta mu austus ja tänu, see kuulub sulle vaid. Vähem mind ja rohkem Jeesus, vähem mind ja rohkem Jeesus.
vähem mind ja rohkem Jeesust. 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 tõesti meid armastamas igal päeval ja isand, tõesti me täname, et seda on nii palju, mida sina oled meie elus kinkinud ja oled veel kinkimas ja me oleme ootuses ja põnevuses sellest, mis sina oled tegemas veel. Isand, õnnista seda kokku pannud annetust, isand, olgu see sinu nime auks ja kiituseks ja tõesti, et see sinu sõna pasun võiks siin paigas olla kuuldav ja selge ja õnnista, isand, ka igat üksikut andjat, isand, kes on käe sidutanud ja kelle pole olnud ka, isand, ole ka nendega ja isand, tee paljuks see, mis on sinu kätte usaldatud. Isand, tänu, kiitus ja tänu, et sa avad ka Jumala sõna ja olgu sinu võitmine ka armsa pastori Meego üle ka. Isand, tänu, kiitus olgu sinu nimele. Aamen. Veel kord tere ja rõõm teid kõiki näha. Minu nimi on Meego, nagu juba öeldi. Ma tulen Tartust ja toon teile tervitusi ka selliselt kogudused, mille nimi on 3D kogudus. Ja juba käed püsti, nii me võime tervitada. 3D, mitte selles mõttes, et teid oleks 3, vaid 3 ja nõrga D-ga, mis tähendab, et on 3 mõõdet elus ja me oma koguduses ütleme, et me armastame Jumalat, armastame kogudust ja armastame neid inimesi ka, kes on veel kaugel Jeesusest. Ja täpselt samamoodi on Tõrva kogudus oma ajalooga ja oma tänase päevaga kindlasti seda armastust väljendamas. Meil oli just, ma tulin otse, praktiliselt tulin sellelt kristliku elu ja tunnistuse kursuselt, mida me tegime Tartus 3D kogudusega ja täna õhtul tegelikult poole tunni pärast algab Tallinnas, siis meie kogudus on selline, kus on nagu 3 linna lausa ühendatud ühte kogudusse, Tallinn, Tartu ja Pärnu. Ja see sama koolitaja siis 3D kogudused sõitis nüüd Tallinnasse. Nii et me oleme samamoodi valmistumaks selleks festivaliks, mille nimi on Lootusaeg ja mis ma mõtlesin, et ainult 4 kuud on jäänudki. Ja see on õige aeg palvetada ja ma mõtlesin ka selle Tõrva ajaloo peale, et kui te loete koguduse vanuseks 104, siis see tähendab, et see algas palvest peale. Ja kui 103, siis kui see palve kandis vilja ja kogudus sündis. Ja võib-olla ka selle lootusajaga on niimoodi, et täna on õige hetk palvetada ja valmistuda ja kutsuda inimesi ja elada seda head sõnumit, rõõmusõnumit välja. Ja siis sügisel 4 kuu pärast me võime näha ka head vilja. Ma teel siia keerasin raadio lahti ja kuulasin saadet Vikerraadiost, mille nimi on Euroopa aeg ja see on selline saade, mis tuleb nädalast nädalasse ja seal räägiti suurest kirikulõhest, mis leidis aset juba 1000 aastat tagasi, et mis sellest täna rääkida. Aga see kirikulõhe on tegelikult ühe sellise suure dokumendi ja usutunnistuse tõlgendamise küsimus, millel on 1700-aastane ajalugu. See on Nikaia usutunnistus. Ja mõtlesin just, kui Margo rääkis ka sellest, et kui Tõrva baptistikogudus loodi, et siis siin oli ka natukene pingeid, võib-olla siis Helme kiriku ja koguduse inimestega ja eks me teame, kiriku ajaloos on palju olnud, kui tekivad mingid uued tööd või uued töövormid, et tekib palju pinget. Aga teistpidi, nagu täna see väike tervitus ka Helme kirikuõpetajalt ja näitab, et me korraga ühel hetkel mõistame, et see, mis meid lahutab, ei ole üldse nii suur kui see, mis meid ühendab. Ja nõnda on tegelikult ka meie veendumustega Jumalas. Täna pühapäev pärast nelipühan lisaks veel siis Tõrva koguduse sünnipäevale on ka niinimetatud kolmainupüha. Ja ma mõtlesin, et kuna täna on selline eriline päev, et siis võiks sellest ka mõni sõna rääkida. Et see kolmainsus, kes on kiriku inimesed, kes on piiblit lugenud ja natuke kristliku usuga ju kokku puutunud, me teame, et me räägime Jumalast Isast, Pojast ja Pühast Vaimust.
aga selle üle on väga palju ja väga pikka aega, sajandeid vaieldud, et kuidas need ikkagi siis on 1 ja 3 korraga. No kuidas saab olla, et on üks Jumal ja tal on nagu 3 isikut, mis on tegelikult, või need 3 isikut on kõik ka üks sama Jumala olemuslikkus. Ja ma mõtlesin, et ma toon ühe sellise kujundi, et see sama usutunnistus, Nikaia usutunnistus võetis vastu juunikuus aastal 325. 1700 aastat on nüüd täpselt sel juunikuul on siis 1700 aastat sellest Nikaia usutunnistusest. Ja see juhtus siis Nikaias, kus oli suur Rooma keiser Konstantinus, suur, ja seal oli tema suveresidents ja ta kutsus kokku kõikide kirikute koguste esindajad, tollal öeldi üle maailma, oikumeeniliselt. Aga tol ajal oli see põhiliselt ju siis ikkagi toonane Rooma impeerium ja rännati kokku pikka aega ja tuldi kõik sinna kokku ja siis seal otsustati, et mida siis sõnastada, mis on Kristuses kõige tähtsam. Ja nüüd 4 aastat tagasi me käisime meie usuteadusliku seminari meeskonnaga Nikaias ja me tahtsime vaadata seda suurt paleed siis ka. Ja läksime siis sinna, kus see keiser Konstantinuse palee on. Me avastasime, et tõenäoliselt oli omal ajal niimoodi Vahemere äärde ehitatud selline, suveresidents, tõeliselt kaunis, kus keiser võis elada ja ütles ka, et see on ilus ilm ja kõik niimoodi. Aga nüüd on kõik vee alla vajunud. Et need müürid on kõik vee all, aga mitte väga palju, niimoodi, et me ujusime selle Konstantinuse palee kohal. Et kui panid varvad nagu sügavale, siis said puudutada neid müüre. Ja seda läbi veega paistis nagu see, et sa vaatad, muidugi need on nagu lagunenud müürid. Aga et sa vaatad nagu sinna läbi vee ja näed seda ajaloolist kohta, kus siis kunagi 1700 aasta tagasi on võetud vastu midagi nii olulist. Ja mõtlesin, et see on kujund. Et vahel meie ka, tänapäeval ka, võib-olla Tõrva kogudus ka, eks ole, te tähistate alles 100 aastat natuke peale oma aastapäeva. Ja me ujume nagu mingi asja peal, aga tegelikult meie all on väga suur igavik ja ajalugu ja kõik sellised kristlikud usuliikumised, kes on mõnes mõttes meid aidanud tänasesse siia. On ju nii? Ja ma arvan, et see on meie nagu selline missionoogiline või missionaalne ülesanne. Nüüd, mida see usutunnistus siis ütleb? See usutunnistus ütleb tegelikult nagu hästi suures plaanis 2 asja. Me usume ühte Jumalat, aga see Jumal on ennast näidanud 3 isikus. Isas, Pojas ja Pühas Vaimus. Sellepärast ongi 3 ainupüha. Et me usume ühte Jumalat, kes on ennast näidanud 3 isikus. Mõni aasta tagasi ma lendasin lennukiga tagasi Kesk-Aasiast ja ma sattusin istuma kõrvuti ühe noore tudengiga, üliõpilane, ja hakkasime rääkima seal ja ma küsisin, et kust tema tuleb ja kuhu ta läheb ja ta ütles, et tuleb oma kodumaalt, aga ta läheb teise riiki, kus siis ta on ülikoolis ja mõlemad on moslemiriigid. Ja ma siis küsisin tema käest seda, et kas ta ise on ka moslem, kas ta ise usub ka seda, mida tegelikult tema esivanemad on kõik uskunud. Ütles, et ei usu enam. Ja ma küsisin, et miks siis sa oled selle maha jätnud, selle usu? Ta ütles, et ma ei suuda uskuda seda Jumalat, kes niimoodi ennast väljendab, nagu meie selles moslemi traditsioonis on nüüd nähtavaks tulnud. Ja ta pidas silmas sellised nagu terrorismi, sõdasid ja kõike seda. Ja muidugi see avas meile terveks lennuteekonnaks suure ukse rääkida. Ja ma rääkisin, kes mina olen ja rääkisin, et mina usun Jeesusesse. Ja siis ta ütles ühe lause, mis pani mind väga mõtlema, mis on mul siiamaani meeles. Noormees, tark mees, ta ütles, et mina enam seda oma esivanemate usku nagu ei taha, aga midagi muud usku taga ei olnud võtnud vastu. Ütles, et aga mulle läheb väga korda see, mida kristlased ütlevad. Et Jumal on teie südames, mitte kuskil kõrgel ja kaugel. Ja seda ütles üks mees, noor mees, kes on tark, õpib ülikoolis niimoodi, aga et see moslemi asi on talle nagu saanud vastuvõetavantuks. Ja ta ütleb, et teie räägite sellest, et Jumal elab südames, mitte kuskil kõrgel ja kaugel. Ja täna ma tahaksingi võib-olla kogu selle oma kõnega korra nagu puudutada seda, et kus see Jumal on, keda sina usud? Kas ta elab sinu südames?
kas ta tähendab sulle sinu elu ja südame ja südamiku muutust? Või on ta kuskil nagu selline kõrge, selle üle võib vaielda, siis kõik need vaidlused, mis on läbi kiriku ajal olnud ja siis me nagu mõtleme, et mida siis ikkagi uskuda. Aga Jumal tahab tulla ja muuta meie elu, meie südame. Ja seda sama koges apostel Paulus, kellest täna on ka korra juba tegelikult siin mainitud. Ta oli mees, kes võitles Jeesuse ja selle asja vastu, sest ta tundus, et üks Jumal ei saa ennast teises kujus enam ilmutada. Jeesus ei saa kuidagi olla Jumala poeg, kui Jumal on üks, eks ole. Ja siis Jeesus ilmus talle. Ütles, et ära kiusa mind taga. Keda ma kiusan taga? Minu kogudust. Ja sellest mehest Saulusest saab Paulus, ta saab ristitud ja ta hakkab kuulutama üle kogu tollaegse maailma. Ja nüüd seesama Korintuse kiri, millest oli täna juba loetud. Ma loen, mida Paulus kirjutab seal korintlastele. 8. peatükk. Ta ütleb nii. Jah, kui olekski nõnda nimetatud jumalaid, olgu taevas või maa peal, nõnda nagu inimeste meelest on jumalaid palju ja isandaid palju, siis meie jaoks on ometi ainult üks Jumal, Isa, kellest on kõik asjad, ja meie tema juurde teel, ning üks issand, Jeesus Kristus, kelle läbi on kõik, ja ka meie tema läbi. Kuid kõikidel ei ole seda tunnetust. Panite tähele, tolleks maailmas oli tegelikult Rooma maailmas ja Kreeka maailmas oli väga palju jumalaid, kes on rännanud ka omaaegsele Kreeka või Rooma territooriumid, oled võib-olla näinud templeid ja altareid ja mida kõik on olnud. Ja Paulus oli kõike seda näinud. Ta oli Rooma kodanik, ta oli rännanud igal pool, ta oli Ateenast just tulnud, kui ta Korintosesse läks kuulutama. Ta teadis seda kõike, kui palju on igasuguseid jumalaid. Peale selle keisrid, kes ennast jumalikustasid. Paulus ajal olid keisrid, kes ütlesid, et ma olengi Jumal, sündinud Jumal. Ja mõtlesin natukene nagu sarnane tänapäeva maailmaga ka. Inimestel on igasuguseid jumal. Paulus ütleb, mõned on taevas ja mõned on maa peal. Kummardatakse igasugused ideoloogiad tulevad, võtavad üle ja inimeste elud on nagu nendega kaasa tõmmatud ja mõned valitsejad arvavad ka, et nad on nagu jumalad. Nad võivad kõik endale lubada, olgu siis militaarses mõttes, sõjalises mõttes või varanduslikus mõttes ja teevad pattu sõna otseses mõttes kõigi silme ees, kogu maailma ees. Ja ometi nad arvavad, nemad ongi need kõige valitsejad, eks ole. Ja Paulus oli seda kõike näinud ja kogenud. Nüüd ütleb, et ükskõik mida inimesed teevad, mis iganes valitsejad siin maailmas on, kes iganes pretendeerivad selle positsioonile. Ta ütleb, samastab ennast kristlastega, ütleb, et aga meie jaoks on ainult üks Jumal ja see Jumal on ennast ilmutanud Jeesus, kelles on pääste sinule ja minule. Nii oluline teadmine. Fjodor Dostojevski, suur vene kirjanik, kui tema oli vangilaagris, siis tema elu muutus täielikult, sest keegi hea inimene pistis talle pihku Uue Testamendi, kui ta läks laagrisse. Ta oli kirjanik, ta oli raamatuid ise kirjutanud ja nüüd korraga nagu tol ajal ei lubatud vangil mitte midagi muud lugeda kui ainult pühakirja, aga pühakirja kuskilt tuleb võtta. Keegi pistis talle selle vihku. Ja sinna vahele pani veel 10 rubla. Ja see oli tohutu raha. Ja kui ta seda avasid, ta sai aru, et keegi on teda armastanud lihtsalt niisama. Lihtsalt niisama. Andnud talle kaasa raamatu, mida lugeda ja raha, millega võib-olla äärmisel juhul ennast ka aidata. Ja siis, kui ta hakkas seda lugema, siis ta koges sellist uuendust oma elus, mida ta tegelikult ju õigusu taustast tulnud vene inimene tol ajal oleks võinud eeldada, aga ta ütles, et Jeesus muutis ta elu täielikult. Ja mul on üks kolleeg, õppejõud, kes on sellest teinud suure doktoritöö ja kõik ütleb, et see oli tõesti tema pöördumis, oli tema uuesti sünni, ülevalt sünni kogemus püha vaimu läbi, kus temast sai tõeline südamest olev kristlane. Pärast hiljem ta kirjutas väga palju Jeesusest. Aga ta saatis ühe kirja siia Eestimaale ühele inimesele. Vangilaagrist võis kirjutada ju kirju. Ja meile Eestimaale saatis ta selle kirja. Teate, mis selle kirjas ütleb? Kui keegi tõestaks mulle, et Jeesus ja tõde on lahus teineteisest, siis ma eelistaksin jääda Jeesusega, mitte tõega. Ma käisin seal Siberis, seal, kus see vangilaager oli, Omskis ja kus ta oli aastaid. Ja ma viisin oma tudengid, ma õpetasin seal ja viisin oma tudengid ka sinna Dostojevski maja muuseumisse, seal üks noor giid,
ja siis, kui me käisime kogu selle majamuuseumi läbi, tema eluloo ja kõik, ja siis ma mõtlesin, et mida ma selle giidile saan öelda seal päris lõpus ja ütlesin, et minu lemmiktsitaat on see, mida Dostojevski ütles, et kui keegi tõestaks, ainult et keegi üritab sulle tõestada, eks ole, et Jeesuse tõde ei ole koos, et ta jääb Jeesusega. Ja siis see noor vene giid ütles mulle, et see oli Dostojevski moraalne kreedo. Et see oli Jeesus veenis teda moraalselt, sellepärast, et ta oli näinud, et Jeesus on nii palju armastust, see 10 rubla, see uus testament, mis talle anti, kõik see, mis tema elus oli läbi Jeesuse, see oli nii veenev, et tal ei olnud enam kahtlust, et kui keegi üritaks midagi muud talle tõestada. Ja ma julgen teile öelda seda, et minu elus on täpselt samamoodi. Ma olen õppinud ja õpetanud erinevaid usundeid ja eetikat ja moraali ja kõike seda ja ma olen tõesti oma tudengitele öelnud, et kui ma peaksin lihtsalt endale Jumalat valima. Paulus ütles, et Jumalaid igasuguseid, vali millist tahad, eks ole. Kui ma peaksin lihtsalt valima ja võtan nad kõik nagu lahti ajaloost ja nende pühakirjadest, siis ainukene, keda ma tahaksin järgida, on Jeesus. Sest Jeesus on niisugune armastus, mis muudab maailma. Ja keegi on öelnud, et sa näed nagu puuvilja seda sisu siis, kui sa pigistad seda. Pigistad sidrunit, saad kibeda sidrunimahla. Pigistad apelsini, saad magusa, eks ole. Sarnased ja ometi nii erinevad. Ja ma arvan, et kristlus läbi oma selle pikka 2000 ja 1700 ja 3, mis me siit võtame kõik need ajaloo, et me näeme, kui palju on tegelikult olnud ka seda pigistamist kristlastel. Nõukogude aeg, kõik see, kui seda palveme võeti ära ja nii edasi. Sa pigistad terve kogudust, sa saad Jumala armastuse. Sa saad inimarmastuse. Sa saad selle armastuse, mis muudab kogu elu. Just siia tulles, kui ma ütlesin, et ma rääkisin või olin meie selles 3D koguduse koolitusel ja seal oli üks kallis vend ka mulle minu oma koguduses ja ta sai ristitud alles novembrikuus. Ja see tema lugu on nii eriline, et ma mõtlesin, et ma loen, mida ta sellest on kirja pannud ka. Ma nimi on Egert, ei ole nii tähtis, aga nad on siit Lõuna-Eestist pärit. Ja tema otsis tegelikult elus ka Jumalat. Aga ta ei osanud seda sealt leida, kust meie, kristlased, oleme selle leidnud. Ja ta hakkas tegelema igasuguste meditatsioonide ja siis juba igasuguste nagu vaimsete praktikatega. Ja see asi läks aina sügavamale ja sügavamale, kuni ta ütles, et ta sai täiesti aru, et ta on mustade jõudude, kurjade jõudude täielikus meelevaldus. Need omasid üha rohkem tema üle kontrolli. Ja ta on normaalne inimene, noor mees. Ja siis ühel hetkel ta sai aru, et sellest ei pääse nagu enam. Ja see kuri maailm, see must maailm, need deemonid ja kõik see kurjad vaimud, et nad valitsevad need valitsevad läbi hirmu sinu üle. Et sa tunned lihtsalt hirmu ja siis sa allud sellele. Ja nüüd ühel hetkel ta ütles, et need väiksed vaimud, kes tema elus seal olid kuskil, ei hakka ma pikalt rääkimisest, aga et need pidid nagu tõmbuma kaugele ära, sellepärast, et sisse tuli see suur, ta ütleb, see üks suur. Ja ta ütles, et sellist hirmu ta pole elu sees kunagi kogenud, kui see suur tuli. Ja nüüd ma loen, mida ta on kirjutanud oma meenutustes. Ma ei tea, kaua see kestis, nutsin, sosistasin, palusin, kõike seda ja teist ja kolmandat, olin täiesti jõuetu ja minust ei olnud neile võrdset. Ma ei tea, kust see tuli, või kuidas see tuli, aga lõpuks lipsas mu palves Jeesuse nimi üle huulte. Olin see mina või miski pani selle mõtte mulle pähe, seda ma ei tea tänase päevani. Aga niipea, kui Jeesuse nime välja ütlesin, nägin hämaras toas valgust koheselt. See oli lohutav, julgustav, jõuduandev. Kogesin tema armu. On raske sõnadesse panna, milline kergendustunne mind tookord valdas. See oli täielikult maaväline kogemus. Deemon aga põgenes hirmuga eemale. Isegi mina tajusin tema hirmu.
ta kadus läbi maja seina ja väga kiiresti. Minu sees valitses vaikus. Kordasin uuesti oma kohmakat palvet. Ja kui ta seda oli kogenud, siis ta sai aru, et Jeesus on ainukene, tõeline päästja, õnnistegi selles maailmas. Ja siis ta tuli koguduse juurde ja nagu ma ütlesin, novembris sai ristitud, täna olime kõrvuti sellel usu tunnistamise kursusel. Rääkisime ka seminaris õppimisest veel ja ma vaatan selle mehe elu ja ma mõtlen, et piisab ühest sõnast ainult, Jeesus. Ja kõik muutub. Kui sa oled täna siin, ma ei tea, mis on sinu elus praegu nagu toimumas. Aga Jeesus on kõik võimas. Nagu Paulus ütles, inimesed võivad uskuda ja arvata igasuguseid asju, aga ainukene pääste on Jeesuses. Ja Piibel ütleb, et ainuke nimi, kes meile antud taeva all, on Jeesuse nimi. Ja see pani aluse Tõrva kogudusele. Tõrva kogudus poleks sündinud, kui ei oleks seda gruppi inimesi, kes olid veendunud, et nende elud olid muudetud usus ja lootuses ja armastuses. Ja see on püsinud, näete, üle 100 aasta, kõik Nõukogude totalitaarateistliku režiimi üle elanud. Ja täna me oleme siin selle tunnistajad. Oli seal samas koolitusel ja hakkasin rääkima ühe õega, mis me kogudus on, me ei puutu temaga nagu iga päev kokku, kuna me oleme nagu eri paikades koguneme. Ja ta ütles, Meego, aasta aega tagasi me saime sinuga kokku ja ma rääkisin sulle oma alkoholisõltuvusest. Noor inimene, ema. Ja ta ütles, et Meego, ma rääkisin sulle, et ma ei tule sellega toime, ma ei saa, see on võtnud minu elu üle. Ja siis ütles, aga Meego, siis me palvetasime ja sellest päevast peale olen ma täiesti vaba. Ja ütles, et nüüd aasta hiljem ma saan sulle seda rääkida, et mul ei ole isegi kiusatust ka enam alkoholi järgi. Ma olen täielikult vaba. Ja ma vaatan seda noort naist ja ma mõtlen, et Jumal on kõik võimas. Jeesuse Kristuse nimes on selline vägi, mis muudab meie südamed, meie elud, annab meile uue usu ja usalduse elus ja võtab ära ka need probleemid, mis tegelikult panevad maadlema inimesi terve elu. Päästab. Ta on igas mõttes päästja. Ja miks ma sellest kõige räägist, on see tegelikult, et täna on Jeesus siin. Piibel ütleb, et Jeesus oli siin tol ajal, eks ole, ta oli füüsiliselt, ta oli sellepärast siin, et inimesi päästa, et inimesi tervendada, et inimesi aidata. Ja täna on Jeesus siin oma püha vaimu läbi. Sellest me räägime, et Jumal isa, poeg ja püha vaim. Jeesus läks taevas, istub troonile, aga püha vaim on täna siin selleks, et muuta elusid. Ja kui me nüüd palvetame, siis ma kutsun seda üles avama oma südant. Ütleme seda sama nime, Jeesus. Sest meie jaoks ei ole kedagi teist, kui ainult see üks Jumal, kes valitseb kõike ja Jeesus, kes päästab kõike. Tõuseme ja palvetame. Jeesus, me täname sind selle eest, et sina oled päästjas. Sina oled see, kes on tulnud siia maailma, et näidata, milline on Jumal. Ja Jumal on armastus. Ja Jeesus, kui sind pigistati, siis sinust tuli esile ainult armastus. Ja kui sinu järgeid on pigistatud selles ajaloos, siis sellest on ilmenud ainult armastus. Ja me täname, et Tõrva kogudus on püsinud siin üle 100 aasta ja on olnud erinevaid aegu ja olukordi. On olnud ka seda survet ja pigistamist. Aga Jumala armastus ja ligimise armastus on siit tänaseni välja ja esile tulemas. Jumal, me täname sind kõigi nende aegade eest, mis selles koguduses on olnud. On olnud raskeid ja on olnud õnnistusaegu. On neid, mis toovad tänu esile, on neid, kus on ahastuse süütud palvesappi. Tänu issand kõikide karjaste eest, kes on koguduse sees olnud. Ja me täname sind Margo eest, kes on täna eest vedamas ja ees minemas koguduses. Jumal, ma palun õnnistust nii temale, ta perele, kui tervele kogudusele, igale inimesele, kes täna siin ja praegu on siin saalis. Kas sa tead, sageli me nagu otsime valedest kohtadest, nagu Egert. Ja me ei leia sealt mitte midagi muud kui hirmu. Võib-olla süüdistust. Võib-olla issand seda tühja tunnet. Aga Jeesus, sinus on täitmine. Sinus on andestus, sinus on rahu. Ja sinus on see armastus, mis muudab kõik. Kui täna on siin keegi, kelle elus on haiguse vaeva, võib-olla mingisugust sõltuvuse vaeva. Issand, kui on võib-olla kuskil mingid väga sassi läinud suhted või keegi lihtsalt täna otsibki Jumal sind. Jeesus, sa ütlesid, tulge minu juurde kõik.
kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud ja Jeesus ütles, et mina annan teile hingamise. Me ei leia seda mitte kuskilt mujalt, Jeesus, kui sinu juures ja sa ütled, tulge minu juurde, kõik. Ja nüüd, kui sa oled siin ja sa tahad selle päästelaps olla, sa tahad sellest osa saada oma elus, ükskõik mis su mure on, no see füüsiline või vaimulik või sotsiaalne või materiaalnegi, issand, siis seesama Paulus ütleb nii lihtsalt. Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on issand, see tähendab, tema valitseb. Tema on kuningas, universumi kuningas me laulsime. Ja kui sa oma südames usud, et ta on surnust üles tulnud, siis sind päästetakse. Ja me oleme saanud täna juba usus kinnitatud ja nüüd on küsimus, kas me usume oma südames, Jeesus, et sina valitsed üle elu ja surma ja igaviku. Ja siis ei ole midagi muud, kui öelda need 3 sõna. Jeesus on issand. Ja kui ma kutsun sind praegu oma suuga, oma südamest ütlema seda lauset. Jeesus on issand. Ütle kaasa seda. Jeesus on issand. Ja Piibel ütleb, kui sa oled seda tunnistanud ja oma südames usud, siis sa oled päästetud inimene. Tänu Jeesus. Ära mine ära siit, ilma et sa annad sellest teada, sest me tahame sind toetada ja julgustada ja õnnistada. Aga tõrvakogudus läheb selle tunnistusega edasi. Ja kõik see, mis on ees, see on kinnituseks sellest, et sa oled see, kelle sa oled öelnud ennast olevat. Aamen. Võtame istet. Üle iga nime, üle päe ja iga ime, Jeesus, kiitus kõige kõrgemale, kuningate kuningale, Jeesus, nimi üle iga nime, üle päe ja iga ime. Meil üks laul on veel, aga ennem seda ma annan teatri edasi ja meie jumalateenistuse osa hakkab ametlikult läbi saama, aga me võime tulla veel eespalvet, kes soovib ja juttu rääkida, muresid jagada, siis ära mine kurva südamega täna ära, vaid olgu sinu Jumala rõõm siin täitmas. Aga reklaam ka see, et ajakirja Teekäija uus number on tulnud ja siin on väga huvitavad artiklid. Kes soovib lugeda, võib minu käest laenata või siis tellida endale ka. Väga huvitav artikkel on sellel korral siin, mida ma tooks esile, eriti meie pastor Toivo Pilli kirjutab kiriku kiusamisest. Nii et mis see on? Kooli kiusamisest teate, kodu või muud vaimselt ka, aga kiriku kiusamisest on artikkel, et kui tahate lugeda, siis saate siin teada. Ja ansamblist oli Sister Band on ka. Nii, ja kes tahab tellida, võib minu kaudu ka küsida. Tervitused kaasa kõigile, kes on tulnud ja meie kaasa elanud seda ilusat päeva. Ja mul on mõned, kus iganes need on seal kapi peal, vist on, naine aitab mind. Tahtsin tänada meie armsad muusikuid, Kulla-Siiri ja siis sõbrad Siilased, Paul ja Leo, õige, uskumatu, mul täna nimed ka meeles. Et täname teid südamest, et tulite meid rõõmustama meie aastapäeval. Ja Jumal tänatud tõesti ja pastor Meigo Remmel ka, sind täname ka. Ja kõiki me ei suuda tänada, aga pärast saate kooki võttes mõelda selle veel, et see on ka tänuks teile. Nii, see on teile sõbralikult. Anname ansambli juhi kätte ja siis sina oled ka, siin on küll mõõgaga vend, et mitte pasunaga, aga see on Jumala sõna mõõk. Nii et
et kohtume taas järgmisel korral kuuesimese pühal. See on siis 6. juuni, kui mu mälu ei peta mind. 6. juuni. Juuli või? 6. juuli. Ja siis koguduse liikmetele teadmiseks, et me teeme ka täiskogu koosoleku. Et siis olge ka kõik ilusti kohal, nagu 5 kopikat. Nii et meil on vaja valida uus juhatus, revisjon. Nii et kes veel täna siin ei ole, andke info edasi ka. Et 6. juunil me siis oleme koguduse inimestega koos. Aga siis me laulame ühe laulu veel ja siis me palume meiega võnistussõnad ka lõppu. Mu vastu loodud relvad hävinevad, pimedus ei minust jagusa. Sest et Jumal, keda teenin, elab võidus, iial ei kaota ta. Iial ei kaota ta. Sinuga koos ma võite näen, sinuga koos ma võite näen, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võite näen, sinuga koos ma võite näen, sest sa lahingus käid minu ees. On võimas vägi nimes Jeesus Kristus, igas sõjas võidu võtab ta. Hiiglastest ennast ma ei peida, ma tean lõpuks võidab ta. Sest ma tean lõpuks võidab ta. Sinuga koos ma võite näen, sinuga koos ma võite näen, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võite näen, sinuga koos ma võite näen, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võite näen, sinuga koos ma võite näen, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võite näen, sinuga koos ma võite näen, sest sa lahingus käid minu ees. Sa võtad vaenlase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks, sa pöörad need heaks. Sa võtad vaenlase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks, sa pöörad need heaks. Sa võtad vaenlase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks, sa pöörad need heaks. Sa võtad vaenlase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks, pöörad need heaks. Sinuga koos ma võite näen, sinuga koos ma võite näen, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võite näen, sinuga koos ma võite näen, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võite näen, sinuga koos ma võite näen, sest sa lahingus käid minu ees.
sinuga koos ma võite näen, sinuga koos ma võite näen, sest sa lahingus käid minu ees. meie issanda Jeesuse Kristuse arm ja Jumala me isa armastus ja osadus pühas vaimus olgu jäägu meie kõikidega. Aamen.